Ja stuudios jätkame nüüd juttu tantsu teemal, täpsemalt hip-hopist ja peatselt saab iga soovija osaleda ühel väga suurejoonelisel võimsal hip-hopi laagriüritusel. Tere õhtust, Joel Juht! Tervist! Ma saan aru, et Camp of Hip-Hop peakorraldaja on meil praegu stuudios. Jah, aga palju abilisi on veel, et ega üksi seda suurt asja ikkagi päris nii ei korralda. Kuidas selle tänavatantsuga meil on, et maikuus on teil alati tee eestvedamisel sellised suured tänavatantsu nagu kulminatsiooni kontserdid siin kesklinnas, et seal käib ju väga palju rahvast. Selles mõttes, et tänavatants või tants või üldse tants, et ikka tuleb rahvast nagu kokku, et selles mõttes, et ei saa päris nagu liigitada nagu seda tänavatantsu alla ainult, aga jah. Et ei saa öelda, et see on kohe erakordselt populaarne? Ei, selles mõttes, et ta on äge. Ta on nagu kihvt. Ma arvan, et ta isegi vanemate inimeste seas on populaarne, sest mina olen 35 ja ma ei saa ka öelda, et ma päris just väga noor olen, aga endiselt nagu teeme ägedat asja ja üritame anda nii-öelda siis kõigile seda positiivset energiat nagu edasi. Et kui me räägime just nii-öelda siis laagrist, siis tegelikult laagri ütleme, see Camp of Hip-Hop ei tähenda nüüd seda, et nüüd hommikust õhtuni tantsitakse hip-hopi, vaid see jaguneb nii-öelda siis kaheks ükseks nädalaks, kus siis esimene nädal on nii-öelda mõeldud täitsa sihuke tore laager just nimelt noortele vanuses 7–13 ja eesmärk ei ole mitte hip-hopitada seal, vaid selle eesmärk on ületada kõik teised laagrid ehk siis pakkuda nii-öelda siis innovatiivseid lahendusi ja ka kaasata siis võimalikult palju uusi lahendusi selleks, et noortel oleks seal väga lahe nagu olla. Et teha üks kõige vägevam laager just, Eesti suves? Ma arvan, et isegi mitte ainult Eestis, vaid ikkagi Euroopas kõige kõvem laager. Ja rahvusvahelise laagri eesmärk... See on nüüd siis järgmine nädal? Järgmine nädal, siis see on nagu täiesti tantsusuunitlusega ja kust tulevad kokku siis üle maailma nii-öelda siis tantsustaarid, et kõige kaugemast punktist on praegu tulekul Afrikast ja see saab olema päris põnev ja huvitav. Nii, et see on juba selline professionaalse suunitlusega... Ei, selles mõttes... No tantsuproffide ikkagi eestvedamisel tehtud... Et ma nüüd jällegi siis pealtvaatajatele või kuulajatele ütleks niimoodi, et see, et kuskilt tuleb proff kohale, ei tähenda nüüd seda, et sa pead ise proff olema. Et tegelikult see on nagu sama nagu surfilaagriga, et kui sa ikkagi sõita ei oska, lähed sinna kohale, teed pulli, saab nalja ja just selle nagu meeleolu pärast nagu tasub nagu sinna kohale juba tulla. Et ja sellel aastal esimest korda toimub meil väga kihtis kohas, nimelt Loo ja Lagedi vahel on siuke kiht koht nagu Liipa talu. See on siin samas Tallinna külje all. See on siin samas, aga selle asja nagu pluss on see, et ta on nii siuke tunne, kui sa oled seal koha peal, siis siuke tunne nagu oleksid Lõuna-Eesti kõige vanimas talus. Ehk siis see koht on äge, kus nii-öelda see toimub esimest korda. Me räägime praegu päris pika varuga, et sinnani on veel pea 6 aega. Kui see laager, siis kui need esimene nädal noortele fantastilisemad laagrid teha? Ja 6 aega ongi täpselt siuke paras aeg, et kuna jällegi miks me ju 6 aega varem nagu räägime ette, on ju puhtalt sellepärast, et mis on selle laagrides veel kõige erilisem, on see, et esimest korda me surume kõik inimesed nii-öelda siis telkidesse, et üritame selle vana laagri teema nii-öelda siis tuua nagu päevavalgele. Et kõik ööbivad telkides? Ja öelda, et telk on nagu lahe. Kes ikka kuidagi hakkama ei saa telgist, see saab Tallinnasse tagasi. Ei, selles mõttes, et koju saab alati minna, aga me teame eelnevatest aastatest, me oleme ise kogenud, ega keegi naljalt nagu kuskile nagu tagasi lähe, sest et meil on ka spetsiaalselt... Ütleme otse, paljust võib ilma jääda, jah? Paljust võib ilma jääda ja meil on teatud tehnilised lahendused olemas ka selleks, et kõigil oleks ikkagi väga lahe nagu olla seal ja mugav, et me teeme kindlasti alati endast parima. Teil on kindlasti sihtgrupp, need noored, kes juba tegelevad tänavatantsuga ja ei jäta ühtegi sündmust vahele, ma arvan. Ma ütlen üks sihtgrupp, aga kas võivad tulla, nagu te ütlesite, et ei pea olema proff, võib tulla ka see, kes üldse ei oska veel tantsida? Jah, et minu tendents või arusaam on sellest, et inimesed, kes sinna kohale tulevad, tantsivad ikka pärast täpselt samamoodi edasi, et mõned üksikud, kes tegelikult lähevad sinna nagu trenni tegema. Et loomulikult tahaks, et laager, kui selline oleks see, et sa lähed kohale, võtad kogu selle informatsiooni, siis teed pärast kõvasti tööd, tantsutase läheb hopaki teisele levelile ja tood välismaalt koormatega tulemusi ja ütled kõigile, et vot nii.
käisin Camp of Hip-Hopis. Kahjuks ei ole niimoodi, kahjuks on hoopis nii, käisin seal, oli jumal lahe. Istusime seal, lasime kellelgi telgi alla, kellegiga tegime musu. No ikka tantsisime ka. Ja tantsisime, siis vahetasime numbreid, kontakte. Et tegelikult on see just see nooruslik lahe nagu olemine. Ma arvan, on see, mis just see nädal aega see sotsialiseerumine, et ikkagi palju nalja, hea muusika, erinevad DJ-d. Eesti poolt kindlasti on esitatud DJ Critical. Ja õhtuti on siis sellised... Erinevad õhtud, meil on seal erinevad õhtud nii-öelda, siis meil on see aasta plaanis Afro Night, kus mängitakse afromuusikat. Peaks tulema Soomest ka trummimängijad kohale, et siuke hästi multikultuurne olemine on rahvusvahelises. Ja muidugi veel lisaks noortelaagrile, mis mulle õudselt alati noortelaagri juures meeldib, on see, et need noored tegelikult selle nädala aja jooksul saavad teha nagu nii palju erinevaid asju ja mitte igavaid asju, et mängime seal palli, võrkpalli. Et just, et neil on nagu, neid pannakse nagu proovile teatud olukordades, et nad tegelikult reaalselt nagu õpivad sellest ja see energia, mis seal tekib, on hästi lahe. Et ei räägi kindlasti seda sellepärast, et ma ise selle korraldaja olen. Ma olen küll korraldaja, ma olen korraldanud seda üle 12 aastaga, tegelikult nende mõlema laagri ees on eestvedajad, kes seda tegelikult teevad. Mina olen lihtsalt see nägu nii-öelda. Nii et teostajad, projektijuhid. Jah, kahjuks kõik need toredad teostajad on hetkel just sõitsid täna öösel LA-sse ennast koolitama. Ja sealt tullakse 6 aja pärast siis suure energia tagasi, et mina olen siis nii-öelda nagu tangis praegu. Mul on väga hea meel, see on väga põnev jutt, aga see seltskond, see esimene nädal on nüüd noored, millest, kes on käinud aastaid, kindlasti on palju, kes tulevad tagasi, aga see teine nädal välismaiste tantsuõpetajatega, mis seal selline vanusepiir on või kas saavad üldse olla koos 7-aastane ja 37-aastane? Seal ei olegi 7-aastane, seal ikkagi vanusepiir on pandud 15 ülesse poole, aga enamjaolt on ikka see vanus hakkab pihta kuskil 18 ja läheb siis ülesse poole. Et kahjuks jah, et me proovime alati kaasada sellele parandamisele, et nii-öelda siis et Eestis ka inimesed tantsiksid ka nagu pärast 25 näiteks. Et minu jaoks on nagu jube naljakas just see, et küsida, et sain suureks ja enam ei tantsi. Just eile oli siuke kogemus, et sattusin ühe laua taha väga meeldivate naisterahvastega, isegi ütleks, et prouadega. Ja siis rääkisime seal tantsust ja siis küda, mis tantsu teed on ja mis täna, seda me küll tegema hakka. Ma ütlesin, aga vabandust, et sumbas käite kindlasti on ju. Ja käime sumbas, niivõrd tore on seal käia hüpata. Ma ütlesin, aga näete, et sumbasse jõuata, aga siis tänavatants tundub nagu hirmus, et mis seal hirmus on, et kas teil on kooli ajal tekkinud mingi sündroom, et pidite nagu vägisi tantsima või mis teil juhtus nagu, et ju iga trenn, vahet ei ole, kas sa lähed suusatama, lähed sa golfi, sa hakkad ju rahulikult, step by step. Ja mis neid siis hirmutas selle tänavatantsu? Neid hirmutaski see, et see teadmatus, et pigem oli tegemist teadmatusega, et tegelikult kallis Eesti noornaine või vanem naine või proua või lapsevanem. Teadke seda, et tänavatants ei ole hirmus asi. See on väga lihtne, väga tore. Tuleb lihtsalt minna saali, panna lihtsalt tossud jalga ja lihtsalt hakata kaasa tegema ja vaikselt liiguta ja pole üldse mitte mingit probleemi. Et see hoiab väga hästi teid tervena, noorena ka ja palju muud toredat. Nii et Camp of Hip-Hop ei tähenda sõna hip-hopi kui muusikat kui sükest, vaid Camp of Hip-Hop tähendab sükest nooruslikuks olemist, ole kaasaegne, ole kaasas sellega, mis on pop ja tore. Nii et, ja tunne ennast hästi. Ja tunne ennast hästi. Just. Nii. Ja suur tänu, Joel, juht ja siis kel huvi tekkis, saab kontakti võtta. Ja, kontakti saab võtta campofhiphop.com lehe peal. Facebookis on meil olemas leht campofhiphop.com, campofhiphop, sorry. Ja polegi midagi, et kõigil huvilistel, kelle vähegi huvi, seadke oma meilipostkasti või siis Facebooki lehele ja lihtsalt küsige infot ja ükskõik, mis iganes info teil tekib, selle info te saate ja kindlasti keegi ei pea seda kunagi kahetsema, sest see on Eestis kõige vanem tantsulaager. Suurepärane. Igal juhul tantsulist ja lahedat suve. Aitäh!
ja meie läheme nüüd edasi järgmise videolooga, mis viib meid soodesse, täpsemalt on teemaks soode kuivendamine.